Hei! Seekordne video siis tuleb Albaaniast, et jõudsime just Albaaniasse ja kokku kestis reis umbes 7 tundi. Praegu otsime oma rendiautot, kus see on ja tegelikult seal oli kirjas, et sularahas nagu peab maksma ja me arvasime kogu aeg, et siin on euro, aga nüüd tuli välja, et siin on mingi lakk. Et jah, internetis olid kõik hinnad eurodes, siis me nagu automaatselt arvasime, et Albaanias on siis euro. Aga jah, juba näemegi oma rentniku, kes meil autot rendib, et võtame auto ja siis lähme sõidame oma esimesse majutuspaika, kus me oleme nädal aega, et sõidame siis linna Turres. Ja sealt hakkame juba edasi iga päev väike seiklus kuskile ja peale nädalat lähme teise linna, et jah, 2-nädalane seiklus. Aga võtame auto ja lähme siis kõigepealt toidupoodi ja siis oma korterisse, mis me Airbnb kaudu rentisime. Autorent siis ülekannet või kaardimakset ei aktsepteeri, et nad tahavad ainult sularahast saada. Ehk siis me peame ikkagi lennujaama tagasi minema ja raha välja võtma. Et jah, vaatame, kas saab euro. Ta ütles, see autorentnik ütles, et eurosi saab ka välja võtta, et me proovime siis, et kas me saame eurod välja võtta. Et 2 nädalat autorent muidu oli 250 eurot koos lapse turvatooliga. Lõpuks leidsime pangaautomaadi ülesse, eurosi sealt ei olnud võimalik välja võtta ja meie üllatuseks olid ka pangateenustasud väga kõrged. Kokku võtsime välja 250 eurot, mille pealt maksime teenustasu pea 30 eurot. Auto me rentisime veebilehelt Rent from Locals. Tegu on siis veebilehega, kuhu saavad panna üles kõik eraisikud oma autode rentimiseks. Ja meile tundus, et ka seal on mõistlikumad hinnad kui päris rendiettevõtetel. Kas ärkasid üles või? Kas oli hea uni? Lõpuks oleme siis Turrese poole teel ja Romet on siin lakivan sellepärast, et Albaanias siis laps võib tagaistmes üles sõita. Aga meil on siin tegelikult suke turvaiste ka, kuna see aga praegu veel pole kinni pandud, et siis ta istub süles, aga pärast sätime selle ka paika, et ei taha sama viga teha, mis Sri Lankal tegime, et seal on ka sama reegel, et laps tagaistmel võib süles sõita. Ja siis oligi niimoodi, tegelikult Sri Lankal võib eesistmel ka laps üles sõita. Aga jah, siis oligi nii, et pärast kui Eesti tagasi tulime, siis ta enam ei tahtnud seal turvatoolis istuda, et ta peab ikka enamus aja seal turvatoolis istuma, muidu meil pärast Eestis läheb raskeks. Aga praegu ta vist väga naudib seda. Kas sulle meeldib tagaistmel üles sõita või? Mis sa arvad, Romi, praegu Albaaniast? Või kuidas sul lennureis läks? Kuidas sul lennureis läks, Romi? Lähme nüüd toidupoodi ja ostame süüa, sest Romet on ka täna enamus päevast olnud beebikrõpsude ja smuuti peal ja mingid küpsised veel, et ma arvan, et olen kõht väga tühi. Kas sul on kõtu tühi või? Tahad mämmem ka või? Anna, see. Kätte on jõudnud meie reisi siis ametlikult esimene täispikk päev ja täna suundume Lake Povilla poole. Et seal oli küll kommentaariumites kirjas, et on ka suke raskem ronimine mäkke, et ma ei tea, kui hästi Rometiga me hakkama saame, aga proovime, et kui ei saa, siis lihtsalt vaatame sealt ümbrusest, aga ma arvan, et me ei anna alla, et me ikkagi kuidagi ronime sinna üles temaga.
Rommi on juba, tahab sõitma hakata. Oota, let's go. Lähme või? Et jah, hakkame siis sõitma, et tund aega on sinna umbes sõitu ja kell on juba 10, et nagu ikka lapsega hommikuti see aeg kaob kuskil ära, et muidugi oleks võinud varem hakata sõitma, aga lähme sinna, et mingi 11, pool 12 oleme seal. Okei, kohe esimene päev siin meil väike probleem. Romet ei saanud Albaania reeglitest täpselt aru, et siin oli reegel, et lapsed võivad taga istuda ilma turvatoolita, aga Romet sai aru, et ees võivad ka istuda. Ehk siis tema sättis ennast nüüd eesistmel sisse ja ei taha sealt enam ära tulla. Või sa lähed sinna põrandale täitsa istuma või? Kus sa istud, Rommi, nüüd? Tule taha turvatooli. Järjekordselt oli meil vaja välja võtta sularaha ja pangaautomaatide leidmine osutus üpris keeruliseks, kuna pangaautomaadid asusid kesklinnas ja sinna sõit oli aeganõudev, lisaks kesklinnas parkimisprobleemid, et auto kuskile parkida. Nii et kokku me kulutasime oma mitu tundi, et võtta lihtsalt välja sularaha. Lõpuks jõudsime siis selle järve juurde kohale. Kokku me tulime siia 6 tundi, kuigi see veis näitas, et tund ja pool, aga me pidime veel linnast läbi käima, et raha välja võtta ja seal läks seikluse peale üle tunni. Siis me sõitsime valele poole mäge veisi järgi ja sealt tagasi tulek ja kõik see kokku ajakuul oli ka mingi 2 tundi. Pluss mägedes sõitmine veel võtab aega. Ehk siis kell on praegu 3:30, kui me jõudsime kohale, kell 10 hommikul hakkasime tulema. Aga pole hullu, Romet magas päris palju autos. Nüüd tal peaks energiat olema, et ise mäe otsa ronida. Auto parkisime sinna. Ja nüüd siis natukene peame veel ise kõndima, et inimesed lähevad sinna kuskile mäe otsa, et vaatame, kas me saame ka sinna minna koos Rometiga. Otsustasime, et ronime ikkagi sinna täiesti mäe otsa. Kohe näitan kuhu. Nii sinna, kui on näha seal. Raske on näidata. Aga ja ronime sinna täiesti otsa. Sinna lähevad astmed. Et see rada siin maksis ühel inimesel 1 euro. Sunet küll oli skeptiline, et Rometiga sinna ei läheks. Aga ega ma väga valikut ei andnud, nii et käime ikkagi kõik koos ära. Ja kui on midagi hullu, siis saab alati tagasi tulla, aga vähemalt lähme proovime. Sest kui nii pikk maa on juba tuldud, siis ei tasu seda vaadet nautimata jätta. Aga lähme. Lauset, kui on midagi, tuleme alla tagasi, kasutasin ainult Suneti rahustamiseks, sellepärast ma teadsin, et me lähme sinna mäe otsa nagu niigi. Oleme külastanud Rometiga palju suuremaid ja hullemaid mägesi. Kui ta oli 3-kuune, siis ronisime Sri Lanka mäe otsa. Kui ta oli 6-kuune, külastasime Slovakkia ja Austria mäge. Nii et see väike mägi ei tee talle mitte midagi hullu. Ära tegime, Rommi. Jõudsime siia tippu lõpuks. Tagant on natuke vaadet näha. Peab ettevaatlik siin olema, Rommit kogu aeg siles hoidma, seepärast, et kui ta üksi siin rändama läheb, siis on natukene ohtlik. Aga jah, mega ilus vaade. Vaatan, äkki saan pilti ka teha, äkki keegi teeb must nii, et Sunet hoiab Rometit. Rommi, kuidas sulle meeldib siin üleval? Rommi, mis sa arvad sellest mäe otsast? Jess, jah? Dinosauruse koobas või? Dinosauruse koobas on või? Dino, dinosauruse koobas on või?
Kell on juba 7:45 ja jõudsime, siis hakkasime sealt teisest linnast kodu poole sõitma ja tee peale jäi Rossafa kaasel siis kindlus ja mõtlesime, et okei, et päris pime, et kas tuleme või ei tule, kas ikkagi tulime vaatama ja tegelikult see putka hakati juba sulgema, aga saime pileti veel ära osta, et saame siin pimedas natuke ringi käia. Aga linnale on mega ilus vaade, kõik tuled põlevad. No. Rommi, kas sa kardad ka pimedat või? Ei karda või? Kas kindluses elavad dinosaurused ka? Okei, lähme vaatame edasi, sest iga minut läheb aina pimedamaks. Aga see ongi tegelikult lahe just, et me oleme ainukesed külastajad siin, et ma kujutan ette, päeval on siin päris palju rahvast. Et vaatame edasi siis. Oleme siis hetkel Kurja linnas, külastasime just selle põhilise tänava siis ära, kus oli hästi palju kauplejaid ja nüüd tulime linnusesse jalutama. Käisime söömas ka vahepeal, et väga suur vihmasadu oli, et siis oli hea varjus olla, aga nüüd on juba ilm ilus. Et vaatame selle lossi üle ja siis lähme kodu poole tagasi ja õhtupoole lähme randa jalutama. Kindluse tuur on meil tehtud ja Rommil on teile midagi ütelda. Mis sul on ütelda, Rommi? Rommi tahab ütelda tegelikult, et ta on väga-väga väsinud ja ta tahab magama minna, sest kell on juba 3 ja ta tahab lõunaund teha. Aga emme ja issi vaatavad ainult kindluses ringi. On nii või? Nii, et nüüd lähme tagasi autosse ja siis hakkame sõitma oma õppimispaiga poole, seepärast, et Rommi tahab lõunaund teha. On nii? Tutu aeg! Täna on meie seikluste 3. päev. Tulime linna teed
et Turresest sõitsime siia 3,5 tundi ja sõit läks suht kiiresti, sellepärast et Rommi magas 2,5 tundi autos. Aga kui me kogu tee vaatasime, et siin linnas siis täna terve päev sajab vihma ja on üpris külm, näitas, et +14 kraadi, et siis nagu siuke kerge kartus oli sees, et mis me siin teeme, kuna Rommile me ka soojasi riideid ei võtnud, ainult üks pusa ja müts, need, mis tal seljas on. Aga kohale jõudes õnneks natuke isegi päike paistab ja tegelikult on üpris soe, et tundub, et meil vedas, kuigi ei tea, eks näha ole, kas hakkab veel sadama. Aga vaatame siin siis ringi täna ja siin lähiümbruses on veel kohti, mida me külastame, et siis arvatavasti saame terve päeva siin ära veeta. Hommikul hakkasime juba kell 8 sõitma. Õnneks äratust ei pidanud panema, et vara ärgata, sest Rommet ärkas juba 6:30. Ja kuna tal hambad tulevad, siis öösel tärkas ka 5 korda, nii et oleme väga välja puhanud. Lähme ikkagi tagasi autosse, sest tuli välja, et me tulime natuke valesti, et see on mingi koht, kus saab mäkke ronida. Inimesed lähevad spetsiaalsete varustuste ja saabustega. Et see, kus meie tahtsime minna, sinna on meil umbes 2 kilomeetrit sõita, et lähme nüüd autosse tagasi ja lähme siis õigesse kohta. Tegelikult sealt oleks saanud minna ka mägi ronimisse, aga kuna meil ei olnud vastavat varustust ja ka Rometit ei olnud soovi tassida üles kilomeetreid mäest ülesse, siis meie seda ette ei võtnud. Aga oli näha, et paljud turistid vastava varustusega läksid pikale matkamisele, nii et kui keegi on huvitatud mägi ronimisest, siis ma arvan, et see on ideaalne koht. On meie reisi 4. päev siis ja kuna eelmised 3 päeva me oleme hästi palju ringi sõitnud igalt pool, siis mõtlesime, et täna teeme puhkepäeva. Olime umbes 2-ni kodus ja nüüd tulime siia Gate of Rondo, mis jalutama. Seal on siis meri ja siin taga on punkrid, et siin peaks mingi siuke rada olema, mille me läbi jalutame. Algas meil see seiklus kohe väga hästi, siin on nagu siuke olnud just vihmaperiood. Ja Rommi läks sopaloigu juurde ja kukkus sinna sisse, et pidime talle riided ära vahetama, sest see kostüüm, mis tal seljas oli, see läks kõik mudaga kokku. Ja üleüldse, kui me algul arvasime, siin on +30 kraadi, siis tegelikkuses on Albaanias praegu +20.
et jah, ma võtsin ainult ühe pusa kaasa ja nüüd ma iga päev kannan seda pusa, sest mul teised riided on kõik lühikesed. Et jah, aga lähme vaatame nüüd siis punkritesse, siis teeme siin looduses tiiru peal, et täna meil on siuke puhkepäev ja homme jälle paneme edasi hommikul vara. Et lähme siis, Romi, lähme vaatame sinna sisse. No, kas see on ka dinosauruse kodu? Betoonist sõjaväepunkrid on Albaanias kõikjal levinud vaatepilt. Punktrid ehitati 1960. kuni 1980. aastatel, mil valitsus kindlustas Albaaniat. Kokku ehitati üle 750 000 punktri, aga neid ei kasutatud kunagi sihtotstarbeliselt. Punktrid jäeti maha pärast kommunistliku valitsuse laialisaatmist 1992. aastal. Mõnda neist kasutati 1997. aasta ülestõusus ja 1999. aasta Kosovo sõjas. Tänapäeval on enamus punkrid maha jäetud, kuid mõned on renoveeritud kohvikuteks, ladudeks ja loomade või kodutute varjupaigaks. No nii, uus päev, uued seiklused. Täna oleme Berat linnas siis, et siia sõitmisel siis ilmnes Rometil probleem. Tal oli vaja piima, aga kuskil ei olnud tee peal poodi, ehk siis me läksime bensujaama sisse ja otsime sealt kakao ilma kakaote ehk siis sooja piima ja probleem oli lahendatud. Aga täna vaatame siin linnas ringi, et siin peaks olema üks populaarne siis 1000 Windows House ehk siis 1000 akna maja ja üldse siin sees pidi olema selles linnas. Sees pidi olema siis 17 kirikut väikse ala peal. Et jah, sellepärast on ka see populaarne. Ja siis võtame siit lõuna ka midagi pärast poole, aga praegu esmalt teeme sellele linnale siin tuuri peale. Et saab natuke samme koguda täna. Käisime just pitsat söömas ja pitsasöögi koha valisime, kuna Rometile väga pitsa maitse, aga ta jäi enne just magama, enne kui pitsa valmis sai ja soitsime tal paar tükki. Aga Romi ei arvanud sellest pitsast mitte midagi, ta sülitas kõik välja, talle see pitsa kohe üldse ei maitsenud, on nii.
ja nüüd me otsime siin linna peal, kus on mingi toidupood, et saaks katse mingi küpsise või midagi talle võtta, nii kaua kui midagi korralikumat leiame. Käisime erinevates kohvikutes, küsisime, kas neil mingit juustusai on, noh, need nagu need on need korralikud juustusaiad. Aga kellelgi ei ole midagi, ainult muffinid on seal. Ja nüüd me peame Rommil otsima, mämm, on? Mämm, lähme otsime kuskilt midagi talle süüa. See on see lapsevanemate rõõmud, et linna pole veel jõudnud vaadatagi eriti. Tegeleme siin Rommi kõhumurega. Lähme. Eeskujulikud vanematena me ostsime Rommile siis lõunasöögiks krõpsu ja ta on väga rahul sellega. Aga enda kaitseks saame ütelda, et hommikul ta sõi putru, kus oli muna ja piima. Rommi, kas sa oled õnnelik nüüd? Smuutit ostsime ka, smuuti sööb ka pärast ära, on ja Rommi? Need siin selja taga on siis need kuulsad 1000 akna majad, et siinpool ja teisel pool on, et jah, jalutame siin ringi natuke. Ja ennem olime seal üleval, kus lift lehvib, ma ei tea, kas seda on näha, et seal me käisime ka ennem siis jalutamas seal kindluses. Aga jah, nüüd on varsti aeg instapiltide jaoks. Eile olime Turresest, tegime rannapäeva ja täna sõitsime siis Sarandasse, 3 tundi oli sõitu Turresest. Ja siis mõtlesime, et me ei hakka enam kuskil edasi trippima, et tuleme veedame rannas aega, et olimegi siin just, käisime ujumas, megasoe vesi oli. Ainuke jama, et suht kivine põhi on, aga muidu ja see vesi siin on palju parem kui Turreses oli. Ja siis sõime jäätist ja nüüd lihtsalt jalutame ringi, et kell on juba peaaegu 7, kell 7 läheb siin pimedaks. Aga jah, et Rommiga on siin, jookseme Rommi järgi kogu aeg, et Rommile väga meeldib see, et me lihtsalt rannapäeva teeme, et ei tripi kuskil ringi. Ja juba peame jooksma jälle. Kas sa nüüd jooksid? Millest ma tahtsin veel Albaania kohta rääkida, on see, et see, mis ma siin videos näitan, on tegelikult väike osa Albaaniast, et ma näitangi enamasti neid kohti, mida me külastame, mis on siis nagu turistidele, aga tegelikult kui siin tänavatel ringi sõita või üldse teede peal, et siis teed on päris korrast ära aukus, tänava ääred on kõik prahti täis, majad on räämas, enamus majad vajaksid remonti, enamus on üldse poolikuks ehitades jäänud. Et jah, et Albaania on küll Euroopa alla kuulub, aga neil on veel väga pikk maa minna, et seda riiki ei saa näiteks Itaalia või noh, mina olen Itaalias käinud, sellepärast ma ütlen, et Itaaliaga ei saa seda võrrelda, ega Eestiga. Ja nagu algul kohe öeldi, sularaha on siin kuningas, mis veel. Et jah, kõige nagu ongi see, et nagu hästi must on siin kõik, et isegi osad turistikohad tegelikult nagu ümbrused on mustad ja kütus on siin kallim kui Eestis. Toiduga algul me käisime hästi siukstes turistikohtades söömas, seal oli nagu isegi, no Eestiga võrreldes ikka palju kallim mulle tundus, aga nüüd me viimasel ajal oleme käinud nagu siukstes tavalistes kohtades söömas ja siis võib isegi ütelda, et odavam on toit kui Eestis väljas süües. Aga näiteks toidupoes ka, et kuna me oleme enamasti ikkagi turistikohad piirkondades, siis toidupoe hinnad on kõvasti kallimad kui Eestis, et näiteks liiter piim on 2 eurot, munakarp on 2,50, et noh, need on need asjad, mida me ostame siit, on ja.
et elu siin odav ei ole, et võib-olla oligi odav, oligi see siis majutus ja autorent ja lennupiletid. Et jah, kõige nagu suurem üllatus võib-olla ongi, et majad on nii räämas ja kõik on siin nagu nii must. Aga muidu ikkagi nagu mega rahul selle reisiga ja nagu jah, vaatame. No mida tahab ka ütelda, mis sina arvad Albaaniast? Sulle väga meeldib? Romile väga meeldib, sest me oleme kõik päevad, terve päev lihtsalt õues ja ta on nii õnnelik selle üle. Kaks päeva nüüd puhkasime rannas lebotades ja nüüd tulime siis Sarandasse The Blue Eyes vaatama, et ilm oli väga kehva, ootasime umbes tund aega autos, sest vihmasadu oli hästi suur ja Romet tegelikult magas ka ja tegelikult ta magab praegugi seal vankris veel, et ma ei tea, kas me saame vankriga sinna minna, aga me räägime, et ühed lapsevanemad läksid ka veel vankriga, et eks näha ole siis, kas me pärast tassime nii vankrit kui Rometit mõlemat või saame ilusti vankriga edasi minna. Aga jah, et täna siis külastame seda ja siis meil on veel peale tänast 3 pikka päeva on veel, et reis läheb edasi. Romi, kas see on hea või? Romet naudib täiega seda reisi, et mulle isegi tundub, et meist rohkem, kuigi meile ka väga meeldib, aga tal on nii teistmoodi, et siin ta saabki süüa süükest viineripirukat ja kodus peab sööma riisi, makarone.